Laupäeva õhtul, kui kogu Eesti elas kaasa Eurovisioonile, olid paljud Tõrvandi elanikud siin samas Aleviku südames, kus põles see sama maha jäetud hoone. Rääkisime siin ka kohalike noortega ja nende sõnul olid süütajateks siin samas lähedal elavad teismelised. Lõuna ringkonna prokuratuurist kinnitati TV3 uudistele, et praegu ei ole politsei kellelegi kahtlustust esitanud. Tulekahjus osaliselt hävinud hoone asub Tõrvandis vabatahtlike päästekomando vastas ja sealsed päästjad said hoone süttimisest teada tänu möödujatele, kes tulid uksele koputama. Kustutustööd lõppesid hommikul kella 5:30 paiku. Ja praegu, nagu te näete, on siin aed maas. Selle aja jooksul, kui me oleme lugu teinud, on siin käinud 5-6 last. Noored uurivad, mis siin toimub ja külarahvas ütlebki, et just kõige suurem hirm ongi neil laste pärast, kes ei taju seda ohtu, mida see maja võib endast kujutada. Käisin vallas, olen hulga kordi käinud ütlemas, et lapsed jooksevad ja ma käisin ka sisse, eelmise nädala teisipäeval seal vallas mingi spetsialisti juures ütlemas, et aed on maha võetud, nemad väitsid, et aed on ära parandatud, ma ütlesin, lapsed jooksevad ja nagu selgus, et neil oli ka siia omad vonnid tehtud, et madrats oli veetud, nad isegi pikutasid ja oli tunda, et ka kunagi olid siin mingid tuld tehtud või mingid sellist lõhki küpsetatud, ma ei tea, mida nad siin on teinud. Kui Päästeamet siin käis, siis ma ka neid hoiatasin, vaadake ette, et need kütte- ja õlivaadid on väga ohtlikud ja kedagi marakratti ei ole sees, et äkki on midagi siin juhtunud, et ei jõudnud välja joosta, aga õnneks läks see õnneks. Kambja valla ehitusspetsialist ütleb, et kui see hoone kuuluks vallale, siis sellist olukorda seal praegu kindlasti ei valitseks. Kuna aga tegu on eraomandiga, siis on olukord keerulisem. Täna hommikul siis olime ka omanikuga kontaktis ja mis siin patu salata, tegelikult põhimõtteliselt esimest korda ametlikult ta kuulis meie käest seda, et see hoones on olnud tulekahju, sellest ei olnud teda varem teavitatud. Ta lubaski, et ta koheselt võtab ette, püüab taastada selle aia seal ja sulgeda uuesti avad. Aed pandi sinna pärast seda, kui TV3 uudised antud teemat jaanuaris kajastasid. Toona näitas kohalik elanik Lembit meile, millist ohtu see hoone võib ümbruskonna lastele endast kujutada. Siin on siis selline lugu, et siin on need kuulsad küttevaadid, need küttevaadid loksuvad, on täis ja siit on nagu lagi sisse kukkunud juba. Ja samas on siin samas kõrval lasteaed, kus lapsed jooksevad siin mingi 5-6 meetrit eemal, tarvitseb siin mingisugune hull tikku visata ja kõik on läpp. Ka täna on paljud sealsed elanikud nõutud ja ei saa aru, kuidas vald midagi varisemisohtliku hoonega ette ei võta. Sest nagu näib, ei pea omanik oma sõna, kuna jaanuaris lubas ta, et 2 kuu pärast algavad kinnistul lammutustööd, mida tänaseni alustatud pole. Aga valimised on tulemas, kallis vallarahvas. 5 kuu pärast. Tegutsege. Kambja valla esindaja sõnul on neil vaid paar meedet, mida nad saavad hooletu omaniku suhtes rakendada. Siis jätkuvalt ettekirjutused, sunniraha rakendamise võimalused, et need on meil olemas ja neid me ka tarvitusele võtame, kui seal kiirelt olukord ei parane, sest täna me saame aru, see hoone on äärmiselt ohtlik. Täna hommikuses telefonikõnes oli omanik valla esindajatele lubanud, et lammutustööd kinnistul peaksid algama hiljemalt juuni alguses.